Tere armsad teekaaslased, minu nimi Stella Shakti, olen ekstrasens, kanaldaja, energiate õpetaja. Ja mida see inimlikus plaanis tähendab? See tähendab seda, et ma olen läbi teinud oma elus väga suured tunnetusprotsessid, kuna ma olen väga tundlikuna sündinud, kasvanud, elanud, läbi teinud äärmuslikke olukordi enda elus ja tänu sellele olen saanud õppida inimeseks olemise väga piirialaseid kogemusi, väga sügavaid erilisi kogemusi, mis on aidanud mul mõista inimeste eluhoovust, missuguste hoovustega inimesed siin planeedil saavad kaasa liikuda ja kuidas välja tulla, kui need hoovused on kuhugi teise kohta toonud kui suurepärane ja imeline kogemus. Ja nii olen tulnud väga keerukast lapsepõlvest, väga rasketest lugudest, oma unistuste elu täitumiseni. Ja üheks minu suureks eluunistuseks on olnud leida oma kaksikleek, oma hinge teine kehastus ja luua õnnelik, harmooniline pere. Ja sellel teekonnal on olnud äärmiselt palju õppimist ja väga kirjut olemist ja väga eriliste inimeste ja väga põnevate elusündmuste keerises toimimist, mis ei ole alati olnud niivõrd toredad selle inimlikus mõttes, aga äärmiselt viljakad selle teadmiste pagasi mõttes. Ja tänasel päeval on suur au mul sulle tuua kanaldusena info, mis tuleb juunikuu kohta 2025. Ja üks asi, mida ma sellel teekonnal olen õppinud ja läbi nende keerukate protsesside tagasi südamesse navigeerimist harjutanud enda elus, on see, et ükskõik, mis meie eludes toimub, tegelikult kõik on millekski vajalik ja kõikidest olukordadest on väljapääs ehk tagasi armastusse ehk tagasi südamesse jõudmine võimalik. Ja sellel juunikuul, mida ma tunnen, et ongi väga paljude inimeste suureks taipamiseks, enne kui me siin kaardisõnumite juurde lähen, tuleb kohe sõnum, et väga paljude inimeste jaoks tuleb see juunikuu väga suur üllatuste kuu ja niivõrd mitte seda siis väliste sündmuste mõttes, aga selles mõttes, kuidas me hakkame asju nägema, et siin väga paljudel praeguses energias silmad avanevad, et näha olukordi täiesti teise nurga alt kui need kunagi loodud on ja kogetud. Ja selles juunikuu energias kutsub elu meid astuma enda südametroonile ja valitsema enda mõtete üle ja valitsema enda reageeringute üle selliselt, et me leiame tagasi enda sügava rõõmu, me leiame tagasi enda sügava kohaloleku tunde enda tõelises olemuses. Et see, mis inimeste eludes põhiline kannatus on see, et hakatakse samastuma mingite rollidega, mis ei ole meie tõeline tegelik algolemus ja kui nendes rollides ei lähe asjad ootuspäraselt või tulevad takistused ja ei lasta meil enam sellises rollis olla elu poolt, nagu see on olnud, siis esimene reageering on sageli vastuseis. Aga kui me sellel hetkel õpime nägema, et täpselt nii pidigi olema, sest see on millekski vajalik, tulevad meie sisemine kuninganna ja kuningas kõrvuti ja tulevad koos valitsema ja tekib väga kirglik suhe eluga, et isegi kui on olnud tunne, et näiteks, et ma ei tea, miks ma siin planeedil olen või mis asja ma siin üldse ajan või kas mul üldse on midagi siin vaja ajada, et on nagu sellised kahtlemised ja kõikumised enda eneseväärtuslikkuses, siis just see, kui me ei hakka vastu sellele, mis on toimunud, vaid võtame kõik vastu kui vajalikud abilised,
mis aitavad meil ärgata. Selline tänutundlik vaade oma elule toob tagasi tähistamise energia. Tähistamine on siis tänulikkus ja lahkusega tagasivaatamine, et isegi kui olukorrad on olnud vastuseisu tekitavad, siis need vastuolud ja põrkumised ja paiskumised ja igasugused nii-öelda meelemängud, mida inimesed on harjunud mängima oma teadvuses, need meelemängud saavad asendatud ühtse meeskonnatundega, et oli, mis oli, tegime koos mingid karmamustrid läbi, aga tegelikult me oleme kõik üks suur valguse meeskond. Ja elu juhatas meid täpselt selliselt käituma ja liikuma, et me õpiksime valima teadlikult seda paralleeluniversumi, kus me tegelikult elada tahame. Teisisõnu, kui elu pani sind ebameeldivasse olukorda, siis see ebameeldivus tekitas sinus enesetunde, et sa tahad elada paremini ja see sinu sisemine soov on aidanud sul käivitada, on see siis taotluste loomise protsessi, mediteerimise, taotluste ja jooga ja hingamise ja mis iganes praktikate läbi taotluse elada selles reaalsuses, kus sulle tegelikult meeldib. Et mina olen niimoodi aru saanud ja tunnetanud, et elu loksutab inimesi, kellel on aeg ärgata ise valimisse, aga mis reaalsuses mina tahan elada. Et siin universumis on lõpmatu hulk paralleeluniversume, kus me saame toimida. Ja üks toimimise viis on siis lihtsalt kuidagi ära elada ja lihtsalt kuidagi kulgeda ja lihtsalt nagu üritada nii-öelda ots otsaga kokku tulla, mis iganes mõttes, see on siis majanduslikult või energeetiliselt või emotsionaalselt. Ja teine võimalus elada on see, et aga see on minu elu, see on minu valik, see on minu otsus, kuidas ma elada tahan ja mina tahan elada õnnelikuna. Ja ma valin elada õnnelikuna ja ma saangi elada õnnelikuna, sest ma ise valin teha nüüd valikud selle kohaselt, et ma ei lähe rohkem enda vastu. Nii et mõnes mõttes me võime seda juunikuu energiat nimetada verstapostiks, et kõik, mis enne seda on olnud ära olnud või just kohe läbi saamas, eks ole, praegu meil maikuu, kui ma seda videot salvestan, aga võimalik, et juba paljud inimesed tajuvad siin neid juuni võimsaid energiaid enda kehas väga hästi, et see on tõesti üks äraütlematu suure tsükli lõpp väga paljude jaoks, kes me oleme siin planeedil ärkamas või ärganud, et me näeme, kuidas senine maailm, milles me oleme toiminud võib-olla sellise automaatse toimimisena, on oma aja ära elanud, et isu sai täis mingisugusest unenäolisest olekust, mingisugustest hirmulugudest, mingisugustest mustritest, mis olid ajendatud pigem hirmumina poolt kui et südame poolt. Ja selles aja ära elanud tundes, selles tsükli täitumuse tundes, kus me tuleme tagasi oma südametroonile ja valime nüüd oma uut energeetilist sagedust teadlikumalt. Me saame aru, et me varem lihtsalt ei olnud teadlikud, kuidas me oma elu elame, et me lasime teiste inimeste energiatel väga palju kas endale sisse sõita, endast üle sõita või pidasime teiste tõde kõrgemaks. Nüüd, sellel juunikuul, nagu ma ütlesin, on aeg tõusta oma südametroonile ja valida seda, mis sulle tõeliselt meeldib, mis tekitab sinus kirge entusiasmi, seega on sinu sisemine kuningas ja kuninganna omal kohal. Selles kohas ei toimu mitte lihtsalt sinu jaoks individuaalne ärkamisprotsess,
vaid sa muutud jumalikuks kanaliks ja tervenduseks kõikide oma hingegrupi liikmete jaoks. Et kes seda videot näevad, siis see on energeetiliselt algallika poolt sõnum sulle, et sinu enda väiksena tundmise aeg on nüüd läbi. Sa oled jumalikult juhatatud ja kõikidele teemadele, millele sa oled otsinud vastuseid, lahendused tulevad. Ja tulevad väga palju lihtsamini, kui sa seda senini oled arvanud. Et ülipositiivsed sõnumid suures plaanis, mida ma näen, mis siin võib olla komistuseks, on see, kui me arvame, et ma ei julge veel oma troonil istuda. Ma ei julge näha ennast oma elu valitsejannana. Ja siinkohal, mis siis on hea teadvustada, et ego ei ole ainult see, et kui me ennast muudame suuremaks ja tähtsamaks ja olulisemaks kui teised, vaid väga kaval ego töövõte on see, kui ma arvan, et ma ei ole piisav ja ma ei ole veel valmis või et veel elu ei ole valmis või mina ei ole valmis, see on alati ego. Sest et nii kui tõstatub mingisugune teema, tõstatub mingisugune küsimus, siis lahendus olukordadele on varem valmis kui küsimine selle järele. Sisuliselt sinu hing on ennem siia maailmasse kehastumist valinud need õppetunnid ja need ülesanded, mida sa oled tulnud siia lahendama ja sa oled valinud ka lahendused nendel olukordadel, ehk siis öelda, ma ei ole veel valmis, ei tähenda seda, et sina ei ole valmis või et maailm ei ole valmis, vaid et sinu uskumuste süsteem on veel nii-öelda vigaste programmidega. Lahendused on olemas ennem kui küsimine nende järele. Ja see on see, mida me siin juunikuus ilmselt hakkame väga palju suurte ahaa-momentidena väga sügavalt läbi tunnetama ja nägema, et mis asja, miks ma ennast ikkagi vähendanud olen, miks ma arvan, et ma ei julge enda tõde väljendada, miks ma arvan, et minu tõde on kuidagi vähem kui teiste tõde või et ma pean kellegi teise programmi kohaselt olema siin joondunud. Et selline teatavat sorti lõdvestus, mis praegusel hetkel võimalik, et tänu suvekuu soojadele ilmadele, võib-olla tänu sellele, et väga paljud inimesed võtavad rohkem puhkust ja lubatakse oma peal rohkem nii-öelda puhata, lõdvestuda oma mõttemaailmal. Tänu sellele ootab meid ees kollektiivselt väga võimas valgustumise laine. Ja see võib olla ka planetaarsetest tingimustest mõjutatud, aga tegelikult kõik, mis siin on kõik omavahel ühenduses. Võime ka öelda, et planetaarsed seisud on seotud sellega, mis toimub sinu teadvuses, sest et tegelikult kiirgub kogu reaalsus läbi sinu. Et see, mida sa koged reaalsusena, on projitseering selle kohta, mida sa arvad end väärivad või mida pead kõige õigemaks või kõige kohasemaks või ühesõnaga vastab sinu uskumuste süsteemile, nii et meil ei olegi vaja mõnes mõttes otsida vastuseid mitte planeetide seisudest, vaid meil on vaja leida rahu enda ajalooga. Nii tuleb see sõnum siit praegu läbi. Ja rahu ajalooga võib tuleneda ka sellest, et sa julged rahulikult vaadata, aga mis siis toimus mu elus? Mis siis varem tegelikult toimus? Kui ma ei anna enam hinnanguid, ma ei kritiseeri, vaid ma vaatan kõrvaltvaatajana, vaatan neutraalsuse pilguga. Ja
selles rahulikus vaatluses ma võin näha, et me oleme varem näinud asju väga ühe nurga alt. Aga kui me õpime asju nägema erinevatest aspektidest, õpime oma minevikku mina vaatlema tänapäevase pilguga aru saama, et iga kogemus oli vajalik mingit laadi kasvuks, siis tuleb meisse sügavam rahu ja usaldus elu suhtes, et meil on võimalik lõdvestuda ja teada, et ükskõik, mis toimub, kõik on mulle alati kasulik ja kõik laheneb minu jaoks alati suurepäraselt. Et selline maanduse element, mida elu on meil aidanud siin viimastel kuudel hästi kasvatada ja puhastada neid ärevuse kihte meist vähemaks, saavad asendatud väga kõrge sagedusega. Kõik, mida me oma elust minna laseme, kõik uskumused, suhted, suhtumised, eluhoiakud, mis on meie jaoks ammendunud, kõik saab asendatud väga kõrge energiaga. Ja huvitav on see, et hinged ei jäta ju enamasti ühtegi õppetundi enne järele ja ei lõpeta, kuni isu saab täis. Isu saab millestki täiesti täis, siis hing valib edasi liikuda uuele tasandile. Ja mul on tunne, et see, millest siin saab isu täis, on iseenda vastu hakkamine. Et see iseendale vastu hakkamine, iseenda saboteerimine saab niivõrd küllastumusse ja me saame aru, et vau, ma ei pea rohkem oma elu sellistes toonides maalima. Ma võin elada õnnelikult ka, kui ma oskan valida õnnetu olemise, oskan ma valida ka õnnelikult olemise. Sest et mul on sellest õnnetu olemisest või väsinud või kurnatud või vastuseisu tundest, mul on sellest nii isu täis, et mina valin nüüd minna täitsa uue vooga kaasa. Et siin on kollektiivselt toimumas väga paljude hingede jaoks süvasukeldumine oma tõesse. Ükskõik, mis sündmused seda siis käivitavad, on need meeldivad sündmused, keegi tuleb, ütleb, et kuule, aga kuula ikka ennast ja mis sa ikka neid teisi kuulad. Või tuleb mingisugune keegi astub sulle nii-öelda energeetiliselt pähe ja ütleb, et kes sina selline oled ja mida sina endast õige arvad ja siis sa saad aru, et oota, aga miks ma üldse mingi sellise inimese juttu peaksin praegu üleüldse arvesse võtma, et ma ei pea ühtegi sellist minu kallal õiendajat sugugi tõsiselt võtma. Ja ärkab meie lõvitari olemus ja ärkab isu, just nimelt see isu ärkamine on see, mis seda kõik käivitab. Mul on isu tunda ennast paremini, ma ei viitsi rohkem selliste kahtlaste, kaheldava väärtusega energeetiliste hoovustega kaasa liikuda, ütleme viisakalt väljendades niimoodi. Ja tuleb suur julgus, täiesti uskumatult sa võid tunnetada ja tajuda, kuidas need energiat toovad justkui iseeneslikult tunda, et pigem ma lähen enda teed ja võtan selle riski, aga ma soovin kogeda edu, kui seda, et ma valin jääda sellise ebaedu saamatuse laine pikkusesse. Tuleb soovitus valguse kaartidelt, et kasuta oma sisemisi tarkusi, et leida üles enda loovus. Praegu on aeg kasutada loovat lähenemist. Nii lood seda, mida vajad. Võime appi paluda ka peaengel Zadkieli. Palun suuna minu vaimu, hinge ja kehasse kõrgendatud teadvuse, loovusteadvus. Täpselt see, mis me siin rääkisime. Oma ülempreestrinna energia vastuvõtmine
ja ankurdumine enda kõrgemasse olemusse, mis toob endaga valgustuse, järgmisele tasandile liikumise. See on selline suur spirituaalse ärkamise kuu ja miks see nii on, sest et varem või hiljem, nii nagu ego lugude puhul ikka, egol saab jõud otsa. Et ego ehk hirmu mina käivitus on siis hirm ja on tahtmine kas ennast kaitsta, õigustada, kindlustada, mingil tasandil luua enda ümber selline kaitsev müür, läbi või üle mille teised ei pääse. Ja täiesti võimalik, et väga paljude jaoks tundub, et see müüride vahel elamine muutub lihtsalt tüütuks ja igavaks. Sellel ei ole enam sellist minekut, sellel ei ole sellist jõudu kui see, mis oleks üheskoos luues, koos nendega, kellega on ühtne mõtlemine ja ühtne hingamine. Et see on kardinaalne muutus südameenergiates, mida ma veel tajun, et praegu siin juunikuus saab täis kriitiline protsent siin inimkonna elanikkonnast tuleb südamega kontakti ja seega toimub läbimurre praktiliselt kõikide jaoks. Et selleks, et siin planeedi inimkonna energiat muutuksid, ei ole tarvis, et kõik inimesed hakkavad mediteerima ja joogat tegema ja hingamist. Piisab, kui teatav protsent oskab jääda südamesse, kui kogu kollektiivne energia on sellesse nii tugevalt kaasa tõmmatud, et ei jäägi midagi muud üle, kui see tõe tunnistamine saab tavaliseks. Eks ole, et siin on nagu näha nende sündmuste pinnalt ka, mida te ilmselt olete ka meediast näinud ja kogenud ja lugenud, kuidas kõige suhtes tuleb tõde nähtavale, et ükskõik missugust juttu siin alguses mingi katastroofi või asja kohta on räägitud ja kuhu suunas inimesi liigutatud, siis mingi aja pärast tuleb välja ka info, kelle egod ja hirmuminad selle olukorra lõid ja missuguseid tagajärgi see endaga kaasa on toonud. Ja tõde lihtsalt pressib läbi. Ja mis on ilus selle kogemuse juures on see, et sa saad teadlikuks enda tõest ja sellest, et inimesed tulevad tõesse, ei muuda sind kuidagi kehvemaks või vähemaks, isegi kui sa oled nende ebatõdede lugudega kaasa läinud või neid varasemalt uskuma jäänud, vaid see toob välja meie maagilise loomuse ühe aspekti, milleks on halastus, kaastundlikkus ja mõistmine. Et minu arvates on üks väga imeline kogemus, kui me inimeste teeme vigu, et see toob väga ilusa alandlikkuse tunde ja see toob mõistmise ja arusaamise, et me inimestena olemegi inimlikud ja see ongi normaalne ja see on turvaline tunnistada enda inimlikkust. Selles ei ole midagi imelikku. Olen teinud ühtemoodi, sain ühtemoodi kogemused, tore. Nüüd ma oskan teha teistmoodi, et ma saaksin teistmoodi kogemusi, mis on veelgi toredam. Ma oskan seda olukorda näha nüüd mitme nurga alt. Ja seda teekonda aitab meil pehmendada enda jaoks, kes tunneb, et veel sinna oma troonile istumine on keeruline või oma preestrinnaväe vastuvõtmine on see, et pane tähele, millele sa elus vastu oled. Millele sa oled vastu, mida sa eitad, mida sa ei taha, mis on kohe ei, ma ei taha, siis
kui me need kohad laseme lihtsalt, me ei pea nendega nõustuma, ma ei pea musta valgeks rääkima, aga mida me saame teha, on kasvatada endas just nimelt neutraalsust. On nagu on. Praegu on nii. Okei, siis oli nii. Aga see on juba ära olnud. Mis veel on võimalik? Ja selles uudishimus, aga mis veel on võimalik? Või kuidas mul on võimalik selles paralleeluniversumis homme hommikul üles ärgata, kus ka see koht on lahenenud? Käivitab meis avatuse. Uudishimu. Meil ei ole vaja teada, kuidas tingimata mingeid kogemusi teisiti teha, aga uudishimu avab ukse, mis hakkab meile näitama täiesti võib-olla uudsena näivaid, kuid hiljem, kui tagasi vaatame, üliloomulikke kogemusi, et ahah, tegelikult see oli lihtne. Et ennast sellesse elu usaldamisesse tuua, me võime paluda läbi tänutunde. Aitäh, kallis universum, et sa aitad luua turvalise ruumi. Aitäh, et ma tunnen ennast turvaliselt. Aitäh, et ma tunnen ennast maandatult, hoitult. Aitäh, et kõikidele minu hirmu kogemustele tuleb tervendus. Ma olen tänulik juba ette. Ma olen tänulik selle eest, et ma näen, kuidas midagi, mida iganes mul tarvis on, kõige paremal moel laheneda saab kõikide kõrgemaks hüvanguks. Nii et selline ärkvele tulek, tänulikkusesse tulek ei sünni mitte läbi selle, et ma jonnin ja panen ukse kinni ja ütlen, et ma ei tahagi enam millegi kohta midagi teada, vaid läbi selle, et ma olen avatud, universum näita, kuidas see uus kogemus ennast ilmutada saab. Ja kui ma tunnen, et mu elus on liiga palju koormust, liiga palju kõike, liiga palju mõtteid, liiga palju arvamusi, liiga palju vastuolusid, liiga palju iseendast ülerääkimist, siis ma soovitaksin ennast üle kavaldada. Ja üle kavaldada mitte sellega, et ma pean olema teisiti kui see, mis ma olen, vaid teadvustades, et see, mida mina olen tahtnud kogeda, ongi just sellisest pusast tagasi valgustatusesse jõudmine. See on minu hingesoov olnud. Nii et ükskõik, mis nii-öelda nagu välisel tasandil toimub, ükskõik kui suur pingestatus, kui suur stress, kui suur ärevus õhus on olnud, ma võtan vastutuse, et see on minu valgustatuse hüppelaud. Mina olen see valgus, mis on kutsutud just siin pimeduses särama. Mitte tänu sellele, et ümberringi on väga valge ja ma säran oma valgust, vaid just tänu sellele, et just nendes olukordades on olnud ääretult suur pimedus, palju hirmusid ja teadmatust. Just selles kohas ma valin usaldada, panna oma juured maha, ennast maandada ja usaldada, et vot, ma olengi suur meister, ma teen selle kogemuse imeliselt ära. See on minu hinge soov olnud, ma austan oma hinge valikut ja mõnes mõttes me sellist otsust langetades mitte ainult ei kavalda ennast üle, vaid me muutume ükskõikseks selle suhtes, kuidas ma pean olukorda kontrollima, et seda lahendada, vaid ma annan selle kontrollimise energia
tagasi oma hinge kõrgemale olemusele, enda kõrgemale minale ja seeläbi ma muutun kuulatajaks, mitte see, kes räägib kogu aeg lugusid, kuidas on nii ja siis on nii ja siis on nii ja siis on nii ja see on nii võimatu, see on nii raske, see on nii keeruline. Vaid selle asemel ma tulen sellesse kohta. Minu hing tahtis sellest pusast, just sellisest võimatuna näivast kohast tõusta valgustatusesse. Ma olen avatud sellele infole, kuidas seda teostada. Ma olen avatud sellele lahendusele, ma olen avatud imedele, ma olen avatud võimalikkusele, et see on võimalik. Ja kui ma näen, et mu ümber on inimesi, kes on juba väga heas kohas endaga, siis see on mulle märk, et ka minu jaoks on see võimalik. Ka minu jaoks on võimalik tõusta väga ilmvõimatuna näivast kohast väga heasse kohta enda sees. Ja seda me võime nimetada siis armukadeduse või kadeduse ületamiseks, selle asemel, et kadestada, et mis tal viga rääkida, tal on juba kõik nii fifafoo ja tal lihtsalt vedas ja vaata, siis tal läks see hästi ja too hästi ja elu lihtsalt tahtis talle head. Aga teate, ma võin enda kogemusest öelda, kui ma olen näinud, kust kohast mina olen tulnud ja praegu elan sellist elu, nagu ma elan ja kui ma olen uurinud elulugusid, kuidas väga võimsad meistrid on enda meistri olekusse jõudnud, siis see ei ole olnud tänu sellele, et neil on kuldkandikul kõik kätte kantud. Vähemalt mitte kõikidele, vaid see on tähendanud seda, et need inimesed on ületanud ennast, oma hirmu minatõkked, oma endasse mitte uskumised, kahtlemised, puudusetunded, ärevused, vaimsed häired, füsioloogilised häired, mis igatahes häired, nad ei ole lihtsalt alla andnud. Meie kui meistrite jaoks on oluline see, et mis iganes on, ma jätkan. Ma teen ikka nii, nagu mu süda ütleb. Ja ma ei lase teiste edust ennast häirida, et ma võrdlen ennast, et tal on ikka juba see palju parem ja tal on see palju parem. See on nii inimlik ja kui need kohad tulevad, las need tulevad. Siis need on märguandeks selle kohta, aga minu jaoks on ka see kõik hea võimalik. Minu jaoks on ka kõik see hea võimalik. Isegi kui ma praegu kahtlen, isegi kui mul ei ole mingisugust faktilist kinnitust, mul ei ole ühtegi ratsionaalset garantiikirja, et miks minu jaoks kõik hästi võiks minna, siis see, et mul on kas või kübekenegi lootust, et kõik võib ka minu jaoks hästi laheneda, muundab kõik selle kadeduse energia toetuseks. Need inimesed, keda me oleme vaadanud, või vaata, kui hästi tal on ja kui mõnusalt nende peres kõik voolab ja nii edasi, need on tegelikult meile õpetajad, need olukorrad. Need on õpetajad selle kohta, et selline kogemus on võimalik, kui sinu teadvuse väljas on midagi imelist, siis imetle seda, naudi seda, abiellu selle mõttega, et ka sinu jaoks on see võimalik. Või kihlu või hakka koos elama, ütleme, võta endale elukaaslaseks uskumine juunikuuks, et ka minu jaoks on need imelised, võimsad, vägevad ja väga, väga hinge toitvad kogemused võimalikud. Et minu jaoks isiklikult Stellana on olnud üks suuremaid õppetunde selles elus jõuda tingimusteta armastusse iseenda suhtes. Ja tulles sellisest perekonnast ja keskkonnast ja karmalistest mustritest, kus ma olen olnud, on see näinud lausa ilmvõimatuna mulle väga pikalt ja see pani mind otsima väljapoolt armastust väga palju. Aga tänasel päeval ma võin siiralt ja ausalt kinnitada, et see on mu meelistegevusi, on lihtsalt nautida armastust ja tunda, kuidas armastus armastab mind ja mina armastan armastust.
ja sellel teekonnal on mul olnud väga palju eeskujusid, kes kuidas siis on mind inspireerinud, aga pea kõik inimesed, kellega ma olen kokku puutunud, kõikidelt ju saab midagi õppida ja ma olen tundnud, kuidas elu on mulle toonud väga palju väga võimsat inspiratsiooni ja just see, et ma ei ole mitte ennast sulgenud, et neil on ja mul ei ole, vaid see uskumus, et minu jaoks on ka võimalik kogeda siirast, puhast, tingimusteta armastust igapäevaselt. Ja nii nagu ikka elus võib igasuguseid asju üles tulla, et tunded nii-öelda tulevad ja lähevad, aga armastus ei ole lihtsalt tunne, armastus on meie tõeline olemus. Ja nii huvitav, ma tõmbasin praegu selle seikluste kaardi, et see kaart on mind aastaid juhatanud ja saatnud ja praegu ma näitan seda kaarti natuke lähemalt praegu, kus ma siis elamegi pool aastat oma kaksikleegiga Sri Lankal kaunil paradiisi saarel, siis ma mäletan, kui ma esimesi kordi seda kaarti nägin ja tollel ajal ma veel ei olnud oma kaksikleegiga koos ja siis mul oli umbes nutuvõru ümber suu, et ma tahan ka, aga ma ei tea, kas see on võimalik. See tundus nii müstiline, aga tänasel päeval ma tean, et kõik, mis meid tõmbab ja paelub ja mis on meile magnetismiks, on märguanne elu poolt meile selle kohta, et ka sinu jaoks on see võimalik, et see ongi märguanne, et kui see mingi asi tekitab sinus nii suurt magnetismi ja tõmmet, siis see on sind ees ootamas. Ja selle juunikuu energia ilmselgelt aitab meid ärgata sellesse mäletamisesse, et ei ole midagi ilmvõimatut. Tähista igat väikest sammu, igat väikest võitu. Jaga oma mõtteid, jaga oma tunnetusi teistega, kellega sul on tunne oma tunnetusi jagada, sest see iga jagamine, iga kohtumine ja iga elusündmus tegelikult toob sind järjest lähemale sellele arusaamisele, et sa oled kogu aeg tegelikult olnud oma unistuste täitumise teel. Ja kui sa seda kohe ei ole taibanud, siis sa taipad seda nüüd julgelt edasi. Et see elu, mis meil siin planeedil on, see on imeline kingitus meile. Ja lõppkokkuvõttes see, mida me siit ju kaasa võtame oma järgmistesse kehastustesse, ei ole meie raha või meie käekotid või kingad, vaid me võtame kaasa just need kogemused ja selle iseloomu, mida me selles kehastuses endas välja arendame. Nii et seda ütles vist Sai Baba minu arust väga ilusti, et võtame oma iseloomujooned kaasa, et kui sa õpid selles kehastuses olema täis eneseusku ja usaldust elu suhtes, siis järgmises kehastuses sa alustad juba palju kergemalt leheküljelt kui võib-olla see, mis sa selles kehastuses alustasid. Ja selleks, et eneseusku arendada, on vaja julgeda, unistada, sest et see unistamine ei ole siis selle eesmärgiga, et neid asju või kogemusi saada, vaid selleks, et mõista enda looja olemust, et sa lood enda unistamisega, sa lood selle otseühenduse selle paralleeluniversumiga, kus see kogemus juba ongi tegelikkus. Sest see reaalsus, kus sa kõige enam tahad elada, see juba eksisteerib. See kõige õnnelikum reaalsus, kõige armastusküllasem kogemus on sinu jaoks olemas. Sellel on vaja lihtsalt häälestuda. Ja selleks, et seda häälestumist teha, ongi siis vaja julgeda, astuda oma südame troonile ehk võtta vastutus oma unistuste käekäigu eest. Mina vastutan selle eest, et mu unistused lähevad täide ja ma valingi oma tähelepanu sellele pöörata, mis mind tõeliselt paelub, kutsub, äratab ja tekitab suurt rõõmu.
ja kes soovib, siis suve alguse internetiseminar koos Fööniksi teemanttervenduse pühitsuse meditatsiooniga on mu koduleheküljel ootamas, mis aitab just nimelt neid samu protsesse, mida me siin praegu kirjeldasime, sinu ellu tuua, ankurdada, sest kui suvine pööripäev, mis meil on siis 21. juuni, selleks ajaks, mis energiasse ennast sätid, selliseks terve su suvi ja seega terve ülejäänud elu kujuneb, nii et praegu väga hea päev ja aeg teha sellist ettevalmistust. Ja see suvise valmistumine elu parimaks suveks protsess sisaldab ka siis endas 21 päevast väeloomade rännakut. Igapäevaselt sul on vaja umbes 10 minutit, mitte rohkem, et see seminar koosneb siis videomaterjalidest, mida sa saad ühe või ise tead mitu korda läbi vaadata ja edasi siis sa saad teha seda igapäevast lühipraktikat, aga samas muutub sellega terve sinu päev tegelikult pühitsuseks ja sellest kõigest siis lähemalt sellel suve ootuse seminaril ja suve loomine. Teadlik loomine algab juba praegu, nii et loodan, et said siit kaardi lugemisest ehk sellist kinnitust, peegeldust, midagi endale head meeldetuletust. Mina omalt poolt soovin sulle maagilist, imelist juunikuud ja kohtumisteni järgmistel armastusküllastel kordadel. Suur aitäh, kallid vipid, teile toetuse eest. Soovin kõikidele kõige kõrgema reaalsuse lahti rullumist armastuse energias ja südamesoovide täitumist. Et kõik kohad, kus me oleme tundnud vastuseisu, et nendest kohtadest tuleks liikumine, tuleks vajalik avanemine ja vabanemine, kus see kaardike meil oli, kaunis punane vihmavari. Et ärme laseme enda mõtetel endale mürgiks saada, vaid laseme endal olla üllatatud elu poolt. See on minu soov kõikidele. Olge õnnistatud.